Tere, mina olen Mari ja minuga koos on siin täna minu kolleeg Maria, kellega me töötame Mondo Maailmahariduskeskuses. Igapäevaselt tegutseme me selle nimel, et Eesti lastest ja noortest kasvaksid vastutustundlikud ja hoolivad maailma kodanikud. Viimastel aastatel me oleme selles osas väga palju koostööd teinud Eesti lasteaedadega ja lasteaiaõpetajatega rääkides me just jõuame ikka ja uuesti selle tõdemuseni, et tegelikult ei ole võimalik keerulisi teemasid nagu sõda või rahutused või ränne hoida lõputult lastest eemal. Paratamatult need jõuavad ka väikeste lasteni ja seetõttu on oluline heakohasel viisil lastega nendest teemadest rääkida. Ja kui me mõtlesime, mis võiks olla selleks kõige parem viis, saime aru, et need on just muinasjutud. Vanasti olid muinasjutud see viis, et tead, mis edasi anda ja tänapäeval toovad need meid kokku. Muinasjutud viivad meid rändama oma kujutluspildis ja ühendavad inimesi, paeluvad meid sõnul seletamatul viisil. Kui me olime väikesed, istusime vanemaga jutukivil ja kuulasime, kui ta meile muinasjutte rääkis. Täna tutvustavad meie muinasjutte ja õpetajamaterjali teile jutuestja Polina Tšerkassova ja lasteaiaõpetajad Kersti Keskus ja Merike Niibek. Aitäh! Tere! Mina olen jutuestja Polina ja ma olengi see, kes pani ja kirjutas nii neid muinasjutte kui ka muusikat nendele lugudele. Ja ma olen hästi õnnelik, et ma olen saanud käia väga paljudes lasteaedades üle Eesti. Igal pool käisin nende haruldaste muusikainstrumentidega ja ma nägin, kuidas nende pillide muusika ja need lood puudutavad laste südameid. Aga iga kord, kui ma ütlesin lastele head aega ja läksin tagasi koju, siis ma mõtlesin, et kuidas nüüd hakkavad need lood edasi kõlama. Kas õpetajad hakkavad need edasi rääkima, kas need jäävad lastele ja õpetajatele meelde ning mul on väga hea meel, et nüüd jõuavad need lood ja ka see muusika teie juurde. Mina olen Merike. Arvan, et maailma hoidmine on sinu enda kätes ja südames ja algab väga väikestest tegudest. Nende maailma hariduslike muinasjuttude ja tegevuste kaudu leiame me vastused ühele väga olulisele küsimusele. Mis on sinu roll siin maailmas? Mina olen Kersti. Selleks, et maailma hoida, ei pea sa seiklema kaugetel maadel. Vaid alustuseks täitsa piisab, kui sa sukeldud varba otsteni Polina muinasjuttudesse. Ja kui neist peituvad väärtused ühtivad sinu omadega, siis sa hakkad nägema igas päevas 100 võimalust, kuidas neid tegudeks teha. Sest kui sa hoiad maailma, hoiad sa ju tegelikult iseennast. Lingid kõikidele muinasjuttudele leiate selle video kirjeldusest ja juhendmaterjali leiate maailmakool.ee leheküljelt.